oleme nüüd jõudnud siia Virtsu sadamasse. Meil läks umbes tund aega sõitu, et alpakafarmist siia jõuda. Ja kohe läheme laevale, sest saared ootavad meid. Seikluspilgusel saab alguse Saaremaale, Hiiumaale, Ibiza ootab meid, Pilguse ootab meid. Ausalt öeldes ma ei teagi, kus see Pilguse asub. See pidi olema kõige läänepoolsemas Eesti osas. Kas see nüüd jääb siia poole? Laeva veel ei ole. Ma väga loodan, et kui me laevale jõuame, siis ma saan paar sõna rääkida ka kapteniga ja küsida tema käest. Mul on paar küsimust. Ja nüüd läheme autosse, sest väga külm on. Talvise Eestiga jõudnud siia Pireti peale, ütlesin ma õigesti. Tere tulemast. Siin minu kõrval on kapten Märten Kraav. Kuidas läheb sinu tavapärane elu ja mis sa teed siin üldse selle 27 minuti jooksul, kui see praam siit üle mere sõidab? Põhiline, mis siin siis ongi rahvas viia punktist A punkti B ehk siis Virtsus kuivastusse ja hiljem sealt tagasi tuua. Ja ega siin ongi need momendid, kus tuleb silduda või siis sadamast välja sõita, oleme ise kangidud, aga praegu nimetame seda nii, et sõidab onu Sämm ehk Sämm Electronics ehk siis automaatrool. Hoiab kurssi, jälgin. Aga kas sa muidu istud siis selle uhke tooli peal? Kas ma võin sinna korra istuda? Absoluutselt. See tundub väga huvitav poos, kus see on ka, sa võid siit natuke lähemale sõita või sõita, ma võin sind sõidutada siin. Et vähe sellest, et laev sõidab ka tool. Niimoodi, ja siis kas sa võtad siit kinni ja siis... Just, need on siis need nii-öelda käigu- ja suunakangid meil. Ma sain aru, et siin sõidab Sämm, aga palju pead sina seda juhtima, ainult siis, kui väljud ja... Väljumisel ja sadamasse jõudes merel olles jälgin seda, et ma siin näiteks vastu tuleva tõlluga kokku ei põrka. Ehk siis hoiame oma kindlat kurssi. Kas mul oleks ka võimalus oma osa sellest saabumisest teha või nuppu vajutada? Ma võin sulle anda kohe praegu ühe osa. Sa võid proovida, kuidas on seda laeva juhtida, kui ma võtan automaatrooli maha. Tahaks küll proovida. Oled sa mootorpaadiga sõitnud? Ei ole. Ma võtan korra, no vaatame koos. Ma võtan automaatrooli maha. Nii, ja mis ma tegema pean? Ära selle poolega esialgu tee midagi, aga sellega võid siis nüüd proovida keerata teda. Ära siit ülevalt ka, see on see käigu osa. Aga see on, vaata, näed, ta pöörab siin. Pöörab, issand. Ja näed, siit näitab seda indikaatorit siin. Ja näed, kui sa vaatad, siis me juba tõllu suhtes pöörame sinna poole. Issand jumal. Ja nüüd... Et siis tõlluga mitte kokku põrgata ja teda mitte väga hirmutada, siis proovime teda tagasi minna. Ja, aga oota nüüd, kas ma nüüd panen tagasi või? Ta juba läheb, lihtsalt peab natukene ootama. Kuna see laev kaalub üle 3000 tonni, siis see natuke võtab aega, kuniks ta siin reageerib. Okei, ma arvan, et paneme äkki automaadi peal tagasi. No vaatame. Et praegu on kõik ilus. Kui me siit kaardi pealt vaatame, elektronkaardi pealt, siis kurss on õige, kõik on siin näitab 150 kraadi ja kuhu me peame jõudma tagasi 180 juurde. Just. Aga kui sul nüüd jääb siia, siis vajutame siit... Ma tahaks ise vajutada. No vajuta 2 korda. Ja näed, siit tuli täht A, mis tähendab, et on automaat. Sina oled ära harjunud sellega, et siin igapäevane loksumine ja... Ja, see mind ei loksuta, et väga hästi öeldud. Me oleme ise jäälõhkujad tegelikult. Meil on siin, võiks öelda, et siin Väinamere kõige tugevam jääklass. Me oleme isegi teenust osutanud teistele. Jääga on väga selliseid idüllilisi momente, kus sul ongi üks kanal, sõidad nagu mööda jõge ja praktiliselt
isegi onu Sämmi ei pea roolima panema, et laev sõidab nagu tramm mööda kanalit. Just. Siin on olnud isegi ülesõidurekord, kui meil tavaliselt on ta jah, sükene 27 minutit, 30 minutit maksimum, siis on sõidetud ka 3 tundi siit üle. Viskame tõllule pilgu peale. Ahah, ma vaatan, kas seal on ka automaatpiloot peal, ei näe siit. Jah, kas vastab mõni kapp? Tuutu ka teete vahepeal, tuut. Võime seda ju isegi proovida. Teeme ühe. Kas ta teeb vastu ka? No vaatame, kui ta just ära ehmata. Ma lehvitan raudselt, ta vaatab ka oota, ma vaatan. Kui mina tahaksin kapteniks õppida, kui kaua võtab see aega, et ma jõuaks samale tasemele, kus oled sina? No see on ajaliselt, ma arvan, umbes sama nagu kirurgiks õppimine, et koos kooli astumisega, 7 aastaga on niisugune kiire tõus, ütleme. No pigem 8-10, ütleme ikkagi. 10 aastat jämedalt, siis võiks juba mõelda. But how do you say in your... Semolina. Semolina? Same as you. So you make puro with this, yeah? Yeah, we do it. You do. Okay, I can finish it off. Okay. And then you can make. I see you are professional. I have bigger hands than you. Yeah. Okay, so here we go. So then you put your sauce on, please. Okay. Okay, and you put it in the center and you walk around and do not touch the edges. Put it in the center. Is this enough? It's more, yes. In the Okay. center. And then spread it around. Maybe a little bit more. Okay. A little bit more. Okay. Yes. Maybe a And little you? more sauce. Yeah, I see it. Yeah. Practice makes perfection. Yeah. If you want more, put more. Yeah, I want more. You want more. Would you like canna, pepperoni, or cielia? Chicken. Chicken. Okay, Yes. so a little bit of cheese over here. Okay, this Yeah, is... perfect. Suvekurviks tomat. Yes. Yes. Tomat. Suve kuivatatud tomat, jah. Okay. Canna. More More used. cheese, yes. Okay, good. Pizza's not a pizza without cheese. Is this enough? That don't you tell me. Chorizo. Yeah, good. Oi. Yeah. And don't forget, every pizza's made with love. Yeah. Do you feel love for this pizza? Yeah. Zenit? Yes. Yeah, absolutely. See pitsa saab väga paks ja väga kõhtu täitev armastusega siit. Finally, some more cheese. Holy guacamole! Veel juustu. Yeah. If you would do it, Perfect. you would put more cheese No, or perfect. this is perfect, okay? I'm watching you if I'm telling you, like, bad girl. It's a Yeah, little bit, yeah, a little do bit it. tricky. So just lifting it up, and then I'm just going to stretch the pizza dough for 12 inches, or you say 28 centimeters. And then there you can see maybe a little bit more cheese. Okay. Yeah. I put it. You put it. And some more mushrooms. Yes, dude. Mushrooms is the best herb. So Yes. there we go. And then the oven is about 400 degrees, so very, very hot. 400 And all you do is kraadi. put it in there and then just pulling away. Oh, you're professional, oh my god. So I've done this once or twice. Oh, okay. Yeah. And then we let the oven do the magic. It looks Yeah, beautiful. it looks okay. Seda saab siis kasutada äärte söömiseks. Ja vaadake seda, kui ilus taldrik. See võiks olla seina peal. Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ma ei ole mitte üheski pitsakohas näinud seda, et sa saaks kastme kaasa pitsa äärte jaoks. Sorry, your pizza is ready. Wow, this is väga ilus. And then everybody's favorite, Parmesan. Parmigiano. Or you can do the rock. Okay, Yeah. I want to do it. I want to do it. I want to do it that way. The soul. Yeah. So then you have to put fresh basil. How much? How much do you want?
Not much. Not much. So, okay, yeah. And then what I'm going to do is I'm going to cut it. Yeah. Okay. So we cut it always into 6. Remove the plate into here. You're still not finished? Okay. More. More. More is beautiful. Rohkem. Cox tomated on the center. 2 tomatit. Yep. And then basilic oil. Palun. Good, Hesty. Yes. Now it's Now finished. it's finished. Thank You're you. more than welcome. How did you enjoy that? Head issue. Thank you. Palun. See üks maitse pizza. Palun. Nüüd lähme maitseme seda maitsvat pitsat, mis just sai valmis tehtud. Mul on rõõm kohtuda Paabuga, kes kohe räägib, mis siin toimub ja kus me oleme. Tere tulemast, aitäh, et te külas olete Illiku laiul. Mul on hea meel öelda ja tervitada teid Ibiza baaris, restoranis. Ja see on meie selline esimene suur hooajaväline seiklus. Me oleme tuntud peaasjalikult kui väga suvine kooskäimiskoht. Siin samas laiu peal toimub ka ju Island Sound Festival, juba 8 aastat toimunud. Ja selles hoones me oleme 15 aastat tegelikult toimetanud, kultuuri loonud, üles kasvanud. Me oleme väga värskelt tegelikult vähem kui 6 aega tagasi uksed avanud. Meil oli Šoti Kokaga, Julesiga mõttevälgatus suvel, et talvel võiks midagi teha. Et siis ideest teostuseni läkski nii vähe aega? Jah, tuleb tunnistada küll. See nõudis meie Illiku pere ja Pizza Prosecco pere poolt väga palju unetuid öid, aga põhjus, miks me seljad kokku panime Šoti mehega ja lõime selle koha, on tegelikult see, et meil siin kogukonnas, siin piirkonnas talvisel hooajal tegelikult toimub väga vähe ja meie kohalik kultuurimaja läks pikaajalisse remonti, täielikku renoveerimisse ja me nägime seda kui võimalust ja teatud mõttes ka nagu vanade kultuuritegijatena juba nagu kohustust, et pakume midagi piirkonnale ja kogukonnale. Ja nõnda me panimegi seljad kokku ja avasime koha, mis pakub süüa ja head kultuuri. Ja see koha nimi Ibiza sündis siis sellest mõttest, et me toome pitsa Illikule. Ehk siis Illiku pitsa meile siia saabumine nõuab omaette seiklust, eriti kes mandrilt tulevad, nagu teie täna saabusite, et mitu korda üle mere tulla. Loodetavasti ilusa talvega on võimalik ka meie juurde saabuda üle jää. Sain täna teada, et teil toimub siin ka õhtul kontsert. Me proovime ikkagi pakkuda külalistele ja kohalikule elanikule natukene kultuuri. On see stand-up või mälumäng on täna ja väikene kontsert. Me loodame, et head maitsed ja see kultuur, mida me tegelikult ääretult kaua juba pakkunud oleme. Ja see hoone siin hoiab meid terve talve ja loodetavasti toob ka järgmine sügis tagasi. Et suvel me läheme laiali, siis on hoopis teine võnge siin, siis algab festivali korraldus, on meil sadam hakkab elama, surfiteenused ja siis on hoopis meeletum rahvaste liikumine. Küll väga paljud kohad sulgevad peale suve, aga põhjust saarele tulemiseks peale ilusa looduse on veel, et kui ilm peaks soosima ilusat talve, siis on ääretult ilus siin tegelikult uisutada üle väikese väina. Meil tegelikult hea talvega meelitame mitte ainult inimesi, vaid ka purjekaid, jääpurjekaid jää peale, mis on meeletult kihvt vaatepilt. Aitäh sulle! Siin on tõesti suurepärane pitsa, nagu te nägite, ma tegin ise seda koos abilisega ja ma võin kindlalt öelda, et see on minu top 3 olev pitsa, mis ma siin sain täna. Nii et soovitan. Kas te kujutate ette, kui õnnelik ma olen? Ma olen tahtnud aastaid tulla Island Soundile
see on toimunud siin 8 aastat ja lõpuks tuli mul ka võimalus, et ma saan siin Island Soundil olla. Nii et las ma katsun seda kuulsat silti Island Sound. Saab kõndida ka. Ja minu selja taha jääb siis Muhumaa.